Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna vaatame seda, kuidas Google Drive'i dokumendis sisestada matemaatilist teksti. Mul on üks Google Drive'i dokument juba loodud, panin faili nimeks enda nime ja siis siia dokumendi pealkirjaks matemaatiline tekst Ingrid Maadvere, nii lähme siit Enteriga alla, valime selle vasakjoonduse. Ja nüüd siis tegelikult ju matemaatilist teksti, see tähendab igasuguseid tehteid, võib ju ka sisestada lihtsalt klaviatuuri pealt, mitte midagi muutes. Et näiteks kui ma tahan panna 24, nii nüüd paneme tühiku pluss, tühik 18, jälle tühik, siis võrdusmärk tuleb siis nulli alt, tühik ja näete, isegi ta arvutab mulle seda, ütleb mulle selle vastuse ette ka, nii et ta mõnes mõttes kalkulaator on ka sees. Ja kui ma vajutan tab klahvi, mis on siis need kaks noolt vasakult poolt, siis ta sisestab ära. Ja mis on siis eripära, et näete, tegelikult tehtemärkide ümber peavad jääma tühikud. Kui me võtame nüüd korrutamise, näiteks 11, jälle tühik, siis korrutusmärk on Eestis tavaliselt selline punktike, aga kasutatakse tärni, nii et võin shiftiga siis võtta sealt ka tärni, sealt kõrvalt, jälle tühik, 11 korda 2, tühik, nii nüüd võrdusmärk, nii jälle tühik ja ütleb mulle vastuse, vajutan tab klahvile olemas. Miinusega, kuidas miinusega on? 50, nii tühik ja nüüd miinusega on niimoodi, et miinus on tegelikult mõttekriips. See tähendab, ta peab olema pikk ja seda siis tehakse nii, et ma vajutan 2 korda selle sidekriipsu peale ja näete, et ta läkski pikaks. Siis vajutan tühiku, paneme siia siis näiteks 6 ja võrdusmärk ja vot vaadake siin nüüd, tema ei suuda mul praegu seda ära arvutada, tema pakub, et see on 6, nii et alati tasub üle kontrollida, tema ei saanud aru, et see on mul siis see mõttekriips. Ja jagamise paneme ka korra, et kui ma näiteks peaksin jagama, ütleme, võtame sellise miinus 50, nii, ja jagamisel meie kasutame koolonit, nii et siis jälle saate shift all, koolon, ta hakkab nüüd emotikone otsima, te panete ühe tühiku ja nüüd, kui ma tahaksin siia panna sulgude sisse -2, siis vaadake, mis juhtub, kui ma panen siin miinus, siis jääb väike vahe jääb alles, sest tema jaoks on oluline, et ees oleks tühik, siis ma teen sellise kavala asja, ma teen ühe tühiku, siis panen miinus, nii nüüd tühik 2 ja kui ma nüüd nooleklahvidega siia ette lähen, kustutan selle ära ja nooleklahvidega tagasi, siis on kõik korras. Nii, sulud kinni, tühik, võrdusmärk ja vastus. Nii, see oli nüüd selline lihtne viis, kus ma ei kasutanud mingisugust erilist redaktorit, aga tegelikult on olemas Google Drive'is ka võimalus, et ma saan neid tehteid ka kirjutada hoopis teistmoodi. Ja selleks mul on 2 varianti, ma lähen siia kas kuva alla ja valin kuva võrrandi tööriistariba või siis, kui te lähete sisesta ja võtate siin sümbolid, siis siin on ka see võrrand olemas, siis ta avab teile põhimõtteliselt nagu juba, teeb selle nagu võrrandi juba valmis. Ja selleks, et siin toimetada, see ongi põhimõtteliselt, ma klõpsan uus võrrand ja siis on siin jagatud see osa mitmeks osaks, näete, kreeka tähestik, erinevad toimingud, suhted, matemaatilised tehted ja nooled. Nii et kui ma siit nüüd näiteks vaatan näiteks siin see erinevate toimingute all, siis näete, siin on ka näiteks, eks ole, korrutusmärk, mis on nagu ristiga ja jagamismärk, mis on ka selline, mida me ei kasuta, et hästi palju erinevaid märke, mida ma võin kasutada, aga ma näitan, mis nüüd erisus tekib. Ma ei võta siit, ei vali mitte midagi, ma lihtsalt avasin selle uus võrrand, näete, mul tekkis selline helesinine kastike ja kui ma nüüd sisestan täpselt sama asja, nii, tuleme uuesti siit ära, 24, nüüd ma ei pane tühikut, pluss 18, tühikuid üldse ei kasuta, aga vaadake, nüüd ta juba teab ise. Ta teab, kuidas seda teha, nii et mul on trükkimisel lihtsam ja nüüd vajutan lihtsalt enter, olen järgmisel real. Ja kui ma võtan siit siis uuesti uus võrrand, nii ja panen uuesti nüüd 11 ja nüüd korrutusmärgi ma siit isegi sain, selle punktikese, nii, 11 korda 2 võrdub 22, enter. Nii et selle redaktori abil on palju mugavam sisestada. Nii proovime seda miinusasja ka, et kas mul tuleb mõttekriips.
50, nii, miinus, ma vajutasin ainult ühe korra ja näete, juba tuli mõttekriips, -6 on 44. Enter, enter, olemas. Ja nüüd siis miinusmärkidega, eks ole, -50. Ja nüüd seda jagamise märki siin tõesti sellisel kujul, ma pean ikkagi ma võin ka vabalt kasutada seda koolonit, aga vaadake, mis siis juhtub. Siis ma ikkagi pean panema siia selle tühiku ka, nii et paneme tühik, koolon, tühik ja siis tulid sulud algasid, -2, sulud lõppesid ja tuleb vastus. Nii, ja enter, enter. Et ütleme, selliste tehetega ju iseenesest ei ole vahet, mida te kasutate. Te peate meelde jätma, et siin peavad olema tühikud, kui te ei kasuta seda redaktorit. Aga kui te kasutate, siis need vaikimisi juba pannakse ära. Aga asi läheb keeruliseks siis, kui ma pean näiteks murde hakkama sisestama. Ja murdude puhul on nüüd niimoodi, et neid saab selle abil väga hästi sisestada. Võtan jälle uus võrrand. Ja nüüd lähen siia, kus need matemaatilised tehted on ja vot siin näidatakse mulle nüüd ära, näete, siin on murd ja ruutjuur ja siin saab ruutu asju võtta, hästi palju märke ka, mida te võib-olla isegi ei tea. Nii et kui ma nüüd valin siit selle AB, nii, siis mul tekkiski, nüüd ma saan 3, nii. Kui murdude puhul, kui te hakkate tegema, mida ma kohe soovitan, võib-olla võtta natuke suurem font, sest vaadake, ta kipub natuke väikseks jääma, nii et ma võtan siit sammud tagasi, lähme uuesti peale ja ma panen selle nüüd natuke suuremaks kohe alguses, nii, hopp, uus võrrand, mäletate, võtan uuesti siit, hopp, ja nüüd siis 3 ja kui ma tahan nüüd siia alla liikuda, ma võin hiirega minna. 3/4, aga ma võin ka nooleklahviga minna, et nooleklahvid on see paremale poole nool, see viib ka edasi. Ja nüüd siis 3/4, nüüd ma tahan panna, et on väiksem kui, nii, siis ma kasutan klaviatuurilt seda linnukese märki, eks ole, jälle ma tühikuid ega midagi ei pane, nüüd ma tahan panna järgmise murru, tulen uuesti siia, valin uuesti selle AB ja 38 ja nüüd nooleklahviga lähen alla 24 ja vajutan enter, enter ja mul on sisestatud. Ja need on nüüd need ülesanned, mida mina teile siin näitan, aga kui te nüüd võtate endale ette selle töölehe, mis teil on, siis te näete, nüüd peate teie sisestama kõik need võrratused, mis teile on siia antud ja avaldised. Ja katsetage, kui midagi läheb natukene sassi, võtke tagasi, pusige, proovige, sest matemaatilise teksti sisestamise oskus on tegelikult väga oluline.